Hea koolipere! Tänast õppeaasta avaaktust võiks ju alustada vanarahva targutusega, et inimene plaanib, aga Jumal juhatab. Küllap te mõistate isegi, et plaan on olnud, plaani on tehtud, aga millegipärast see plaan on ebaõnnestunud, sest siin ma olen, pean teile kõnet videosalvestuse vahendusel. Olukord COVID-19 viiruse rindel on Ida-Virumaal muutunud keeruliseks ja ka mina olen praegu koduses isolatsioonis ja ootan koroonaproovi vastust. Olen kodus, sest vastutan. Vastutan iseenda tervise ja seeläbi ka kõikide ennast ümbritsevate inimeste tervise eest. Selle õppeaasta hakul ma soovin, et iga kikikas hoolib ja hoolitseb eriti ja eriliselt nii iseenda ja seeläbi ka kõikide teiste tervise eest. Kui tunned ennast haiglaselt, kui tunned ennast halvasti, siis jää koju. Iga inimese tervise käitumisest sõltub praegu väga palju. Mina loodan kõikide teie vastutustunde peale ja usun, et vastutustundlikult käitudes saame terve selle õppeaasta kontaktõppes veeta. Meie president Kersti Kaljulaid on öelnud, et koolis käimine, õppimine, hinded, käitumine on lapse kohustus ja lapse vastutus. Ja see, et maailm sunnib õpilased ja õpetajad distantsõppele ja justkui koolis käia pole enam vaja, ei tähenda, et pole vaja õppida, et pole vaja tulemust saavutada ja pole vaja käituda. Tallinna Ülikooli hariduspsühholoog Kati Aus on öelnud, et väga paljud lapsed läbivad oma koolitee nii, et nad tegelikult ei teadvusta, mida nad seal koolis tegemas käivad. Õppimise juures on väga oluline õppida ka õppima. Õppimisel tuleb pingutada, sest eks öelnud juba vanarahvaski, et mis kergelt tuleb, see ka kergelt läheb. Õppimisealased ajuuuringud on näidanud, et efektiivsem õppimine toimub pigem siis, kui see nõuab pingutust. Lihtsate asjade tegemine annab edenemise mõttes meile vähe juurde. Ehkki paljud õppijad ise justkui tahaks teha asju, mis kergelt välja tulevad. Meie tunnetuslik arusaam õppimisest on eksitav. Kui millegi õppimine on raske, siis see võib tekitada arvamuse, et äkki see ei ole minu teema või äkki see ei ole minu valdkond. Tallinna Ülikooli hariduspsühholoog Grete Arro rõhutab, et tegelikult on see ekslik järeldus. Õppimisest on kohasem mõelda nii, et kui ma näen vaeva ja pingutan, siis on see hädavajalik eeldus sügavate teadmiste tekkeks. Minu üleskutse algavaks õppeaastaks on õppige õppima. Ja ärge kartke õppetöös vajaminevat pingutamist. Muhedat õppeaastat, olge tähelepanelikud. Hoidke ennast, hoidke teisi, ärge kartke õppimist, ärge kartke pingutamist ja mis kõige tähtsam, olge viisakad.